Eino Raud, Sipsik. Anu üksi kodus. See oli niisugune õhtu, et vanaema oli maale sõitnud ja Mart oli läinud sõbra sünnipäevale. Aga emal ja isal olid just selleks õhtuks piletid Suurte Inimeste teatrisse. Mis nüüd teha, muretses ema. Anu ei ole veel kunagi üksi koju jäänud. Ta hakkab äkki kartma? Paha lugu küll, arvas isa. Eks lähme siis teatrisse mõni teine kord. Aga Anu ütles, ega ma siis nii hirmus kangesti vist kah ei karda. Ning nõnda otsustasidki, et Anu teeb proovi, kuidas üksi kodus olemine on. Sa võid kõik lambid põlema panna, lubas ema. Kui tuba on hästi valge, siis ei tule hirm nii kergesti peale. Ja raadio võib mängida, lubas isa. Kui raadio mängib, siis on sul kindlasti julgem tunne. Varsti ema ja isa läksidki ja Anu jäi üksi koju, kohe üsna üksi. Nii et tal hakkas natuke kõhem. Ta pani kõik lambid põlema, et päris hirm peale ei tuleks. Aga ikkagi oli tal imelik olla, sest kõik oli väga imelikult vaikne. Siis keeras ta raadio lahti, et oleks julgem tunne. Kuid raadios tuli niisugune muusika, kus trumm mürtsus ähvardavalt ja teised pillid mängisid nii kiiresti, nagu ajaksid nad kedagi taga. Selle muusikaga ei olnud julgemat tunnet sugugi ja hirm muudkui hakkaski peale tulema. Anu oli ennegi hirmu tundnud. Tädi juures maal ta kartis kukke, kes kangesti kurja häälega kires ja peale kukke ta kartis veel välku ja müristamist. Aga nüüd oli niiviisi, et polnud ei kukke ega äikest, aga hirm oli ometigi üksik olemise hirm. Ja kõige hullem oli see, et üksik olemise hirm läks ikka suuremaks ja suuremaks, nii et lõpuks oli Anul nutuvõru ümber suu. Võib-olla oleks ta koguni päriselt nutma hakanud, kohe häälega ja pisaratega. Aga õnneks ütles üks peenike hääl. Ma võin ju sulle seltsiks tulla, kui sa tahad. See oli Sipsik. Kohe jooksis Anu oma mängunurka ja võttis Sipsiku kätte. Kuidas ma küll ise selle peale ei tulnud, ütles Anu Sipsikule. Muidugi ma tahan, et sa mulle seltsiks oleksid. Muusikaraadios ei paistnud Anule korraga enam sugugi ähvardav. Trumm mürtsus rõõmsalt ja kõik teised pillid sagisid lõbusalt läbisegi. Aga ometi keeras Anu raadio kinni, sest vaikuses oli palju parem Sipsikuga juttu ajada. Ja siis kustutas ta veel lambid ära, sest valgus oli liiga ere ja paistis liiga teravalt Sipsikule silma. Ainult laualambi jättis ta põlema ja laualamp andis just parastjagu mahedalt valgust.
nii et oli hea ja ubane. Eks ole, ütles Sipsik, meil on siin kahekesti päris mõnus. Jaanu ütles, mulle isegi meeldib üksi kodus olla, kui me sinuga kahekesi oleme. Üksi kodus olemist ei maksa karta, ütles Sipsik. Mina olen ju ka mõnikord üksi kodus ja ma ei karda kunagi, sest mis siin siis õige karta ongi. Mina ka ei karda enam, ütles Anu. Aga ikkagi on niiviisi parem üksi olla, et sina oled siin. Ka minul on sinuga parem, ütles Sipsik. Ma saan siis mõelda ja rääkida ja ma olen just nagu päriselt elus. Sa oledki elus, ütles Anu. Aga mitte ju päriselt, ütles Sipsik. Päriselt olen ma elus ainult sinuga koos. Peaasi on see, et me teineteisele meeldime ja oskame ilusasti teineteisele seltsiks olla, ütles Anu. Sa oskad ka iseendale seltsiks olla, ütles Sipsik. Kuidas? Ei saanud Anu hästi aru. Aga minuga sa ju oledki ise endale seltsiks, ütles Sipsik. Sina ise? Ma ei tea, ütles Anu. Nii rääkisid nad veel kaua aega. Aga siis helises äkki uksekell ja Mart tuli sünnipäevalt koju. Ja siis oli aeg juba varsti nii kaugel, et nad pidid magama heitma. Nad mõlemad, Anu ja Sipsik.